Nüüd, kui Eesti on jälle vaba, vaatab Rein Taagepera eestluse tulevikku, aga üsna murelikult. Selle jaoks mul valemit ei ole, aga valemid ja see loogilised mudelid hakkavad peale võrdlevate küsimustega. Ja kas on meist väiksemat rahvast keelerääkijate alusel, kellel on omakeelne ülikool, omakeelne kõrgkultuur üldisemalt, omakeelne entsüklopeediat. Ja vastused on, jah, on üks rahvas, 300 000 islandlast. Kas on kedagi veel teist? Kas on mandril rahvast alla miljoni, kelle see on olemas? Vastus on ei ole. See võrdlus annab siis pildi, et juuvist mandril oleme meie täiesti piiri peal. Et olla veel väiksem ja püsida omaette kõrgkultuuriga keelega, selleks me peaksime olema Islandi asendis. Valemit ei ole, aga võrdlus on, et kui mandril peaks langema alla miljoni, siis millegipärast keegi teine pole sellega hakkama saanud, et püsiks. Kui Eesti praegused demograafilised trendid jätkuvad, võib Eesti ja Eesti rahvas olla väga suurte probleemide ees, prognoosib Taagepera. Rahvas, kel on vähe lapsi, on 20 aasta pärast vähem noori täiskasvanuid ja 40 aasta eest hakkab olema vähem pensionääre. Nii et see sündimuse küsimus on Eestis väga tõsine ja demograafia on üks teadusala, kus tulemused on mõneti juba palju varem teada. Me teame, et 60 aasta pärast ei ole rohkem 60-aastaseid eesti keele kõnelejaid, kui on praegu sündivaid lapsi, välja arvatud, kui me unistame, et saame eesti keelt kõnelema mitte ainult kõik praegused eestimaalased, vaid toome veel Aafrikast inimesi juurde ja õpetame neile puhta eesti keele. Kui Eesti sündimus ei tõuse, siis on pikas perspektiivis väljavaade eestikeelsele kultuurile väga kehv. Olete pessimist või optimist? Ma olen optimist. Pessimist näeb asju nii mustades värvides, et ta ei julge musta stsenaariumit esile tõstagi. Optimist on see, kes julge faktidele vastu vaadata, sellepärast, et ta loodab, et rabeleb siiski välja. Aga praegu selles osas on kauge tulevik. Ma räägin mitte 20 aasta, vaid 100 aasta piires on väga tõsine. Muidugi, mis on maailma tulevik 100 aasta perspektiivis, on veelgi tõsisem, sest kõik protsessid kiirenduvad. Te mainisite seda ka mõneti. Ja millal muutuvad protsessid nii kiireks, et inimese psühholoogiana juba järgi või toorained kaovad liiga kiiresti. Meie kogu see kiirenev ühiskond on muutumas selle tõttu ebastabiilseks. Professor Taagepera jagab end Tartu Ülikooli ja siin Californias Irvingis asuva ülikooli vahel. Võiks ju ühe neist ära jätta, arutleb ta, kuid kumma. Tartus on kuidagi kodusem, siin Ameerikas lapselapsed. Tartu Ülikoolist on professor Taagepera juhtimisel saanud üks väheseid kõrgkoole maailmas, kus õpetatakse sotsiaalteadusi just nii, nagu tema õigeks peab, loogilisi ja teaduslikke valemeid ning mudeleid kasutades.
Thank you.